Head sõbrad, ei emakeeleta ela lugude, laulude Eesti. Sel keelel on kodune kõla, selge mallika veestki. Nii tundlikult on kirjutanud Doris Kareva. Meie keel ja lugude laulude Eesti elab ainult siis, kui me ise ja igapäevaselt suhtume oma emakeelde hoole ja armastusega. Me saame seda teha oma keelt laialdaselt ja kenasti kasutades ning teistele õpetades. Me saame seda teha keeleinimestele appi minnes suupäraseid emakeelseid uudissõnu võõrsõnade asemele luues. Me saame seda teha oma kodukandi murdekeelt kasutades ja noorematele õpetades või meie rahvaluulet kogudes. Seda lugude ja laulude Eestit on juba Jakob Hurda aegadest talletanud Eesti Rahvaluule arhiiv. Need lood kõnelevad meie inimeste pidupäevastest ja argistest rõõmudest ning muredest ja on hindamatuks varamuks kõigile tänastele ja tulevastele uurijatele. Siia talletatud lood võivad alles aastakümnete möödudes taas suureks saada, nagu juhtus setode rahvuseepose Pekkoga. Kuid kirja panemata lood, need jäävadki kaduma ning sellega läheb kaduma osa meie maa-aja ja kultuuriloost. Kallid sõbrad, mul on hea meel välja kuulutada eelmise aasta Rahvaluule kogumispreemia laureaadid. 3 kogujat paljude tublide seast, tänu kellele meie pärimus kestab üle aegade. Aadik Sepp, kes alustas Rahvaluule kogumist juba 15-aastase koolipoisina ja kelle esimene saadetis jõudis Rahvaluule arhiivi 60 aastat tagasi. 60 aastat tagasi. Näiteks on ta talletanud lugusid pea kõigist ajaloolistest Saaremaa kihelkondadest, lisaks Läänemaalt ja Viljandimaalt ning kogunud töökoha ja kohanime pärimust. Urve Vares alustas koostööd arhiiviga juba 10 aastat tagasi. Tema on kogunud lasteaia pärimust ning osales eelmisel aastal silmapaistvate töödega vägivalla ning koroonapärimuse kogumisel. Aino Liivik ehk vanaema Aino on pea 10 aastat saatnud humoorikaid ja isikuloolisi lugusid Ida-Virumaalt ning eelmisel aastal andis erilise osa Virumaa liisusalmide kogumisse. Palju õnne teile kõigile ja kaunist emakeele päeva!